Mul oli 91. aastal autoavarii, mille tagajärjel siis ma murdsin selgroo ja sattusin haiglasse ja seejärel siis ratastooli. Eks see avarii nagu sundis mind nagu mõtlema oma elu üle päris pikalt ja mis viis mind sellele arusaamisele, et esiteks tuleb haridus tee lõpuni käia, kus ma hakkasin siis kaugõppes keskkooli lõpetama. Lõpetasin 2 aastaga 3 aastat keskkooliklassi ja siis läksin Tartu Ülikooli. Ettevõtte loomise mõte tulenes vajadusest tegelikult, sest tol ajal ma töötasin 92. aastal Inva tehnilise abikeskuse juhatajana ja me laenutasime puuetega inimestele välja Invabi vahendeid ja põhiliselt siis humanitaarabi korras tulnud vahendeid ja riigil ei olnud tol ajal raha soetada uusi. Ja ma märkasin, et mingeid abivahendeid ei saadeta üldse abi korras, aga samas inimestel on vaja neid. Ja siis tekkiski idee, et hakata neid koha peal tootma. Minu ettevõttes on võib-olla kohandused üsna minimaalsed, mida ma endal olen pidanud tegema. Võib-olla see, et kui kontori ja tootmishoone soetamisel vaatasin, et kontorihoone oleks samal tasandil tänavaga, et ei oleks treppe ja tootmishoone ette väikene kaldtee tehtud, natukene suurem tualett tehtud, aga muud midagi erilist ei ole pidanud nagu tegema. Muud kohandused on nagu kõikidel inimestel vaja ergonoomiliseks tööasendiks. Me oleme saanud näiteks Töötukassa kaudu ühele töötajale elektriliselt reguleeritava kõrgusega töötooli spetsiaalse, mis tööandjal ostes võib-olla oleks üsna kulukas, see maksab üle 5000 euro. Ja mina sain oma töökoha kohandamiseks seisuratastooli, mis võimaldab mul siis pikkadel päevadel teha osa tööd siis ka püstises asendis. Noorematele erivajadustega inimestele mina soovitaks väga pingsalt jälgida, mis toimub tööjõuturul, ehk siis millistes valdkondades on palgad kõrgemad, kus on nõudlus inimeste järgi suurem ja siis hakata enda haridust täiendama vastavalt sellele, et mitte takerduda sellistele traditsionaalsetele töökohtadele või ametitele, et me kõik õpime IT-ks või et näiteks nägemispuudega inimesed peavad kõik massöörideks õppima, et mõelda natukene kastist väljapoole ja uskuge mind, väga palju ameteid on, kus on tööjõud väga vajatud ja kus on kõrged palgad ja kus väga paljud, sõltuvalt erivajadusest muidugi, inimesed saaksid hakkama.